Let me feel your heartbeat, let me feel your heartbeat, let me touch your heartbeat, I can change your heartbeat. 2002. aastal linastunud Volvo X90 võib pidada üheks esimeseks suureks linnamaasturiks ja seega kogu linnamaasturite klanni teerajajaks. Esimene põlvkond elas kustumatu aplausi saatel tervelt üle 12 eluaasta ja seega 2015. aastal ilmavalgust versioon sai otsast lõpuni täiesti uus, aga see ei takista tal täna käia täpselt sama rada, mida käis ka esimene mudel, ehk on jõudnud ta oma teise mudeli uuendusena ja Volvo ütleb lausa, et tegemist on juba 2024 mudeli aasta autoga, aga siiski on neid uuendusi peab võimatu märgata. Aga sellegipoolest, tere tulemast kaasa elama Nice Luxury proovisõidule. Uued tal väljed ainult ja ega midagi rohkem väljast ei paistagi, sees on olemas uus 12,3 tolline digitaalne näidikuplakk ja uued kangast istmed, mis tekitab sellise tunde, et ta vahetaski endal lihtsalt lõhnakuuse ära ja ütles, et ta on nüüd täiesti uus auto. Aga igal juhul olemas seal ka lõpuks juhtmevaba telefonilaadija ja 9-tolline multimeediasüsteem on ikka see sama, aga on muutunud ta nüüd väidetavalt teravamaks ja saanud endale Google teenused lisaks, aga siiski on ta natukene vanamoodne. Negatiivse poolena on sinna ära peidetud ka sõidurežiimide valik, mis teeb selle sõidu ajal kasutamise isegi ohtlikuks. Aga baasvarustuses on juba 4 istmesoojendust, elektrilised esiistmed, parkimiskaamera ja juhtmevaba telefonilaadija. Juurde makstes saad endale veel pööramisfunktsiooniga esituled ja toonitud küljeklaasid ja 360-kraadise kaamera ja tagavararatta saad ka endale pagasiruumi. Tagaistujatel on jalaruumi ja pearuumi lahedalt muidugi ja seal on ka eraldi kliimapaneel olemas ja kolmandas istmereas on ka täiesti arvestatavalt jalaruumi, aga pearuumi kipub seal väheks jääma. 300 liitrit mahub talle veel pagasisse, kui kõik 7 istmekohta on täis ja Volvo X90 reisiks valmis ja 680 liitrit mahub talle siis, kui kolmas istmerida on all. Jõuab ta vedada 2,7 tonni, on alati nelikveoline, aga näiteks BMW X5 suudab vedada 3,5 tonni lõdvalt ära. Mootori valik on olnud tal 2015. aastast alates ühetaoline ehk täpselt sama muutumatu kui ta isegi ja on ainult 2-liitrised turbomootorid, 4-silindrilised ja alustab ta bensiinimootoriga, mille on 2-liitrine ja omab 184 kilovatti 250 hobujõudu või siis 220 kilovatti ehk lausa 300 hobujõudu ja 6,5 liitrit võtab 100 ja diislit põletab tal 2-liitrine turbodiisel 173 kilovatti ehk 235 hobujõudu ja olemas veel pistik hübriid, millel on lausa 455 hobujõudu. Tema hinnad algavad 69 000 eurost ja hinnakirja on ta nõus praegu alla laskma endal 20 000 euro ulatuses kogu siis mudeli valiku osas, mis teeb tast üsna ahvatleva auto, nii et kui te mõtlete, et ta on ikka natukene vanamoodne ja siuke natukene liiga 2015 värk, et siis mõelge ikka uuesti ja ostke endale see Volvo X90 ja valage paak uuesti diislit täis ja jätkake sõitu. Selline oli sellekordne Nice Luxury proovisõit ja meie kohtume teiega juba nädala pärast, aga seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.